Tere tulemast tagasi minu kanalile ja täna alustame siis vlogiga hoopis teistmoodi. Kell on 11:22 ja mulle jõudis 2 pakki, mis on siis seotud sellega, et ma tahan alustada enda nagu sellist Ripsmäe teenuse pakkumist. Et see on nagu selline alustuskomplekt ja siis on veel üks asi, mis on vaja enne siis koolitust mul endale soetada. Aga jah, teeme siis unboxingu. Avame siis esimeseks selle väiksema kastikese. Selline on siis see esimene. See on tool. Siin on siis rattad, istme osa, jalgade osa, siis see käib, ma arvan, siia ja siis mingi veel, millega kõik kokku läheb. Avame selle Big Boy'ga. Pääseb nüüd sealt maha tulema nüüd. Sulle meeldib kasti peal olla, aga sa pead maha tulema. Selline, seda siis on, siin on mingid erinevad mingid tarvikud ka, seda on mõeldud ikkagi tegelikult massaaži jaoks. Ja siis selline suur kamakas. Õega räägitud. Ma ei tea, mille jaoks see jupp on. Või äkki see käib niimoodi siia. Ja siis see käib siia. Ei, see käib niimoodi. Ja mis asja. Tere hommikust! On küll paar päeva hilisem update, kuna jäin ootamatult sel samal päeval, kui ma tegin seda unboxingut haigeks. Ja Leol oli ka palavik. Ja see oli tema esimene nagu
selline haige olemine ja siis me olimegi koos. Nii et selle ülejäänud päeva me lihtsalt veetsimegi kahekesi koos diivanil ja voodis ja lihtsalt olles. Ja praegu ka veel olen nagu natukene on veel kurk valus, aga midagi väga hullu ei ole. Aga selline veidikene on veel nagu mingid haigusnähud, aga palavikku enam ei ole. Ja eile sai käidud ka arsti juures seoses siis minu selle käega. Ja kuna see valu on nii kaua kestnud, siis pidin ka laskma endale ühe süsti teha. Aga ennast toime peaks olema see, et võtab seda põletikku ära, sest et mul on seal need, on siin põletik ja sellepärast ongi nagu, et valus. Et üle koormusest on siis tekkinud, noh, heigeldasin liiga palju. Aga ja tehti siis mulle sinna selline üks süstike ja siis öeldigi, et nüüd järgnevad paar päeva on ta valusam kui muidu ja siis esmaspäevast peaks siis nagu paremaks minema. Ja kui ei ole läinud mingi 2-3 nädala pärast vist ära valu, et siis peab uuesti sinna uuele visiidile minema, et siis uus süst lasta teha, sellepärast see võib olla nagu 4 erinevas kohas, võib olla see põletik, nii et loodame, et ei ole ja et see läheb nagu ära nüüd selle ühe süstiga, ma ei taha enam. Esiteks see oli nagu väga kallis, see visiit oli 100 pluss veel siis süst 7, aga nagu see on sama tervise pärast ikka, aga ikkagi nagu ei ole sellist raha patakat, mis panna nagu arsti visiitide alla. Ja nagu see on selline eraarst sellepärast ka, et saab kohe kiirelt. Sellepärast see maksaski nii palju. Aga jah, mida ma siin ikka pläkutan. Täna, selle nädala video tuleb veits teistsugusem ka, et ma mõtlesin, et ma teen lihtsalt, nüüd on need paar asja siin räägitud ja nüüd edasine segment on siis try on haul ehk siis ma proovin asjad selga ja näitan teile, mis ma ostsin. No nii, teeme siis selle teise poole sellest videost. Mul on praegu ka juba silmas tegelikult mingid asjad, mis ma ostsin, et siis kõik on tegelikult suht minul ostetud samast poest, et mingi diverse või midagi sellist oli. Nii et selline on siis esimene pluus, siin taga on selline lahe disain. Nii, no nagu ikka need sellised siis, et alumine osa on selline seotuv ja see bränd on siis see 4F, ma ei tea, mis see on nagu, no igastõest jah, sellised bikiinid. Ja siis ostsin ka Leole asju, et ostsin talle H&M-ist sellised kargopüksid, need olid siis ka soodukaga, maksid 12,99 slotti. Siis sai ta ka sellise käpi, millega ta on juba ringi käinud. Siis kahed. No, tegelikult siin oli komplekt, aga ma ei leia praegu seda ülemist osa. Et on sellised sinised püksid ja siis helesinine pluus. Ja siis sellised püksid, rohelised. Ja siis ostsin ka endale ühe sellise näotoote. Siis üks selline pluus, mis ma ei ostnud endale, ostsin oma mehele, tavaline selline sinine pluus ja siis siin on lihtsalt selline väike detail. Selline, kus on siis see bränd, või noh see koht, kus me ostsime diverse.
minul on siis selline pluus, nagu te juba video alguses tegelikult nägite. Taga on siis selline disain. Ja mul on praegu siis ka need tühjad püksid jalas, mis ma ostsin. Et sellised püksid. Ärge pange tähele, siin on mul need riided, aga siis selline t-shirt, T-särk, kleit. Ja siis kõige lemmikum osa on see kleit, kus on ka taskud, mis on nagu väga suur pluss, et selline suvekas, mõnus, õhuline. Siin on ka sellised lõhikud veel, et mis toovad ka veel nagu ekstra sellist vinki juurde, aga minu arust mega ilus selline kleidikene, suvine, õhuline ja mul ei olegi sellist pikka maanikleiti kunagi olnud. Ma lõpetan siinsamas niimoodi ära selle videoblog, mis iganes. Igastest ma loodan, et teile meeldis see video ja loodan, et teile meeldivad minu enam-vähem regulaarsed üleslaadimised. Ma olen praegu tõesti üritanud, et iga nädal tuleks video, et praegu on niimoodi, et vahepeal on pühapäeval, vahepeal esmaspäeval, aga nagu enam-vähem selles esmaspäeval või pühapäeval, et seal ma üritan panna video ülesse ja tavaliselt on see vlog, seekord on nii selline asi, järgmine kord on, ma arvan, rohkem selline unboxing, sest mul on mingid pakid, mis mul tulevad seoses Leo esimese sünnipäevaga. Ja aga sest selles mõttes, et andke mingit tagasisidet, et kas teile meeldivad üldse sellised kodused vlogid, et kas nagu igav ei hakka, sest ma mõtlen, et kui ma vlogin kogu aeg seda, mis ma kodus teen, see on kõik nii üksluine minu jaoks, nagu see filmimine, et ma teen ju iga päev suht samasi asju, et ongi mingi, et koristan, tegelen Leoga, söögi tegemine, et mis nagu contenti te ise kõige rohkem või noh, mida teile kõige rohkem meeldib vaadata, et ma tahaks siis vaheldust vahepeal teha, aga kogu aeg ei ole neid võimalusi ja vahepeal on see ka, et ma tegelikult väga vlog shy, ehk siis ma ei julge avalikkuse ees niimoodi kaamerat kätte võtta ja filmida ja ma arvan, et tegelikult päris paljud ei julge. Aga jah, selline oli siis mu väike ramble ka siin lõpus ja aitäh, et vaatasite ja kohtume juba õige päev järgmises videos. Tšau!